Aitäh, austatud kolleegid, hea peaminister! Ma vaatasin muidugi, et teil oli vist vahepeal kuulates neid siin läbirääkimisi väga igav, et silmad olid sukeldunud mobiiltelefonisse, et kindlasti panna uut postitus kuskile, kuidas peab siin saalis olema ja kuulama Kremli käsilaste ja kõikide äärmuslaste ja mitte valitsusmeelsete inimeste kõnesid, kes hurjutavad peaministrit, kuid see selleks. Kui me võtame alguses nende küsimustele vastamise, viimased laused tõestasid kõige ehedamal moel ja kõige paremini, et miks on peaministri töö keskmine hinne rahva seas 2,1. Ega seal midagi imestada ei olegi. See on täiesti normaalne ja ma arvan, et seal saab ainult veel langeda, mitte tõusta. Tegemist oli kõige ehedamal kujul sama asjaga, milles kodanik Rõivas meid ise süüdistab ja materdab, et meie pidavat tegelema siis laimu levitamisega, vaenu õhutamisega, hüsteeria üleskütmisega, kuid kuidas me tõlgendame siis seda, kui nii-öelda peaminister vähemalt ametlikult ütleb, et meie oleme Kremli käsilased, meie olevat midagi kuskil öelnud rahvakoosolekul, ise te ei ole seal kohapeal olnud, et kui te levitate niimoodi kuulujutte ja laimu ja hüsteeriat õhutate niimoodi riigis ja veel parlamendi ees, siis olge hea ja tulge näiteks ise kohale. Homme õhtul kell 17.00 Viljandi raamatukogus või 18.00 Paide vanalinna kohvikus on ka Mart Helme ise kohal. Tulge kohale ja kuulake, mis seal siis räägitakse, öelge sõna sekka. Kuid ma kardan, et loomulikult on seal väga raske tulla, kuna meil ei ole probleemi käia rahva seas, kohtuda veerandsajas kohas üle Eesti kuu aja jooksul, rääkida otse inimestega, mis on nende mureks ja mis on meie lahendused ja nägemus Eesti tulevikust ja probleemide lahendamisest, siis erinevalt teist me ei karda ja me ei pea nii väga muretsema selle pärast, kuidas meid vastu võetakse. Ja ma arvan, et see tõlgendab ka väga hästi selles, et kui me vaatame viimase aasta küsitlusi erakondade populaarsuse kohta, siis öelda siin, et ei tasu väga tõsiselt võtta viimased uuringuid, siis ma soovitaks vaadata ikkagi pikemas perspektiivis. Kindlasti on see võime teil olemas, et see ei ole juhus, vaid terve viimase aasta jooksul on stabiilselt muutunud see toetusreiting ühes suunas. Ja ma arvan, et see jätkub samas suunas muutumist, sest praegune valitsus ja eelkõige kodanik Rõivas teeb kõike seda selle nimel, et nii-öelda meie hääl saaks aina kõlavamaks ja praegune valitsus väga pikalt enam ei jätkaks. Kuid võtaks ka mõned täpsemad väited ette konkreetsemalt, et kui meie pidavat tegelema Kremli-meelse info levitamisega ja Euroopa Liidu lagundamisega ja soovime välja astuda, siis ma esiteks selgitaks selle asja ära, et meie ei pea kuskilt välja astuma, sest Euroopa Liit ise laguneb meie ümbert. Erinevalt valitsusest, vähemalt meie mõtleme selle peale ja üritame välja leida lahendusi, mis saab edasi siis, kui Euroopa Liit enam praegusel kujul ei eksisteeri. Ma arvan, et nii palju võiks ajaloo tunnetust olla ja ettenägelikust, et tunnistada fakti, et ükski liit pole püsinud igavesti. Ja kui me vaatame praeguseid suundumusi, olgu selleks Kreeka finantsolukord, kus Kreeka ei ole suutnud teha mitte ühtegi reformi korrektselt ära, nagu ta lubas möödunud aasta augustis, kui me vaatame Briti referendumi võimalikke tulemusi, mis kalduvad väga ühes suunas, ja selleks ei pea olema hiromant ega selgeltnägija, et on väga suur tõenäosus, et nad otsustavad välja astuda, kui me vaatame immigratsioonikriisi ja valitsuse poolset ühiskonna lõhestamist, kes tegelebki paanika õhutamisega ühiskonnas, tuues sisse immigrante, kelleks ei ole Süüria naised ega lapsed, veel vähem rääkimata kristlastest, mida lubas veel möödunud sügisel teie kolleeg härra Tsahkna, kes pidavat olema rahvuskonservatiivse partei esimees, siis ilmselgelt teie tegelete vaenu õhutamisega ja ühiskonna lõhestamisega. Kui me räägime venemeelsetest ja kes teenib Kremli käsilasi, siis vabandust. Mõelge natuke kainemalt üle või ma ei tea, mida te õhtul tarbite, aga olgem korrektsed. Meie oleme piirilepingu vastu. Meie ei taha kinkida ära 5,2% ilma, et me midagi vastu saaks. Meie ei ole reeturid ja meie ei oleks need, kes reaalse ohu korral põgenevad esimese laevaga Rootsi. Teie puhul ma selles väga siiralt kahtlen. Ja kui te räägite siin Eesti majanduslikust olukorrast, palun paar minutit lisaaega. Palun 3 minutit lisaaega. Ja kui me räägime meie majanduslikust olukorrast, siis täna tulid ilusti ka värsked Statistikaameti uuringud töötuse kohta, siis ma ei tea, kui hea on meie ühiskonna sidusus ja majanduslik olukord, kui Ida-Virumaal on tõusnud töötuse protsendimäär 12,4%, võrdluseks kõige väiksemas Harjumaal 3,7%.
kui hea majanduslik näitaja on Eestis see, et vanuses 65+ elanikkond oli aastal 2013 nendest 32% suhtelises vaesuses, aastal 2014 36% suhtelises vaesuses. Käesoleva või möödunud aasta täpsed numbrid saabuvad alles järgmise aasta alguseks. Meil elab 280 000 inimest ehk 21% ühiskonnast suhtelises vaesuses, aga meie valitsusel ei ole mitte mingisugust probleemi, et nädala aja jooksul eraldada Vabariigi Valitsuse reservfondist 5,3 miljonit eurot, et visata see lihtsalt musta auku immigrantide nimel. Täpsemalt siis 2,8 miljonit eurot Türgile ja vastutasuks saame veel vähemalt 200 immigranti otse Türgist ja lõhestame veel rohkem sellega ühiskonda ja 2,5 miljonit eurot, et üles ehitada pagulasstruktuuri Eestis. Kui see ei ole lõhestamine ja rahvale näkku sülitamine, siis ma ei tea, mis see on. Ja süüdistada meid mingisuguses vaenu õhutamises või venemeelsuses, siis ilmselgelt see inimene ei ole pädev oma ametikohale. Kui teile hullu, paadunud optimistina, ma tean, et tuleb kord ka see päev, kui praegune peaminister istub opositsioonis ja vaatab nukralt pealt, kuidas mingigi vähemalt Eesti eest ja rahva eest seisev valitsus parandab kõiki neid auke ja neid tööõnnetusi, mida praegu te vastu võtate iganädalaselt ja igapäevaselt. Edu teile töös ja olge vähemalt natukenegi Eesti eest väljas. Aitäh! Mart Helme, palun!